mulle meeldib üks niisugune teooria, et kassid on juba niisugused salapärased olendid, kes juba eksisteerisid Atlantise aegadel, et nad olid saadetud planeedilt nimega Orion Atlantisele, et inimestele anda positiivset energiat või kuidagi nad niisugused kõrgema sagedusega olendid. Kass on selline vabaduse sümbol ja niisugune nagu, ta on niisugune iseteadlik olend või oluline ongi nagu niisugune iseseisev tegutsemine, nii, ma räägin praegu laiemalt, et inimese elus kui kunstnikel loomingus või et niisugune iseteadlikkus ja et sul on mingisugune oma maailm ja sa elad oma reeglite järgi, oma südametunnistuse järgi, et siis sa oled sisemiselt vaba. Lapsemeelsus, et see on ka oluline komponent kunstis ja üldse päris elus ka, et säilitades oma lapsemeelsuse, et siis inimesed ka vanas eas ei kibestu, et oskavad vaadata asjadele oskavad asju vaadata lihtsalt ja elurõõmsalt. Vot just kunstis ongi väga tähtis, lisaks niisugusele oma rea ajamisele on väga tähtis niisugune soe huumorimeel ja teatav kirglikkus, et ükskõik, mis loomingut sa teed, et just sa pead seda tegema, võiksid teha seda kirglikult. Et siis ta puudutab ka publikut rohkem. Et ma olen öelnud, et üks hea näitus, et see on nagu niisuguse positiivse energia tankla, et inimene tuleb sinna näitusesaali, vaatab neid töid ja laeb endale alla niisugust mõnusat energeetikat päevaks või mõni kuuks või mõni isegi aastateks. Kasse ma olen maalinud pea 20 aastat ja ma tundsin, et miks mitte nagu katsetada ka litograafias kassi kujundit korvis. Et kassid on niisugused, tunnevad ennast väga mugavalt korvis ja kannus ja vahel nad ronivad kohvritesse ja et nad on seal vabad. Kui natuke laiemalt rääkida, et üldse nagu niisugused loomad on niisugused mõnusad tegelased. Viimase 4-5 aastaga olen hakanud maalima ka hobuseid. Et ka need on nagu sellised kehastavad päris hästi tegelikult seda vabaduse temaatikat. Maailmas on nii palju sellist süngust ja negatiivsust ja niisugust kinnist energeetikat, et ma pigem ei pea seda oluliseks, et miks ma peaksin seda tooma oma kunsti. Ma olen aastaid tagasi teinud näiteks ühe seinamaali Taiwanis, Kaohsiungi nimelises linnas ja tundub, et mul on piisavalt universaalne kujundikeel ja just, et mis niisugust energia käima paneb ja niisugust positiivsust loob, et on nagu niisugune nagu tugev kujundikeel ja just nagu niisugune lihtsus, et sa ei lähe oma tegemistes liiga keeruliseks või just ongi nagu see, et kus iganes maailma otsas, et inimesed tajuvad seda, okei, mõni võib-olla natuke nii või natuke naa, aga põhimõtteliselt on ta ikkagi nagu hästi loetav, see, mida sa teed.